Ma olen Igor Kotjuh, ma olen luuletaja, tõlkija ja eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Selle keeleõppeprogrammiga alustasime me märtsis. Siis, kui linna tulid esimesed põgenikud, kõigepealt kirjanikuna korraldasin ühe kirjandusürituse, müüsime raamatuid ja viisime siis esimestele põgenikele raha, et nad saaksid kohaneda, et nende lapsed saaksid kooli minna. Ja sealt kohe kooruski välja, et nad ei oska mitte midagi siin öelda. Et siin me 2 tunni jooksul põhirõhk on muidugi eesti keelel, aga me räägime elust laiemalt. Me räägime näiteks sellest, mida nad on üle elanud, eriti sõja alguses, või igasugused argielu teemad, mis tulid jooksvalt, et nad küsivad. Kui ma linna peal kohtan ukrainlasi, siis nad kohe rõõmsalt tere üle tänava karjuvad mulle. Aga ma ütlen neile ka, et minu jaoks on ideaalne tulemus, kui meie kursuse lõpus nemad kõnelevad eesti keeles ja mina ukraina keeles. Ma julgustan neid kasutama nende emakeelt, kas vene keelt või ukraina keelt. Ma olen juurte poolest natuke seotud Ukrainaga ema kaudu ja lapsepõlves olen käinud sageli Ukrainas, veetnud seal suved. Nii et see keel on mulle tuttav. Ma sooviks, et keele õpetamise juures me teeks rohkem juttu ka kultuurist, et me näitaks seda konteksti, kus me keelt kasutame, mida me sööme, kas meil on kombeks marju koguda ja seeni, eks ole, ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis selgitada, mida see sõna identiteet iseenesest tähendab, see on ju muutunud igapäevaelu osaks.